Selles ekraaniviisoris tahaksime näidata mõningaid Gmaili veebiliides seadistamise võimalusi. See on jätkuks eelmisele õpetusele, mis rääkis sellest, kuidas veebiliidest kasutada. Kõigepealt esimene asi, mis mind siin kipub häirima, on üleval üks selline sinine riba. Kui me läheme seadistustesse, siis siin on olemas selline võimalus nagu veebklips ja ma saan võtta siit selle linnukese ära. Loomulikult on mul vajadusel võimalik sinna ka ise mingisuguseid uudiseid lisada, aga hetkel ma leian, et see segab mind. Mida me siit siis veel seadistada saame? Kõigepealt üldiste seadistuste alt leiame kasutuskeele. Inglise keel on selles mõttes hea, et siia tulevad alati kõige varem uuendused ja täiendused, sellepärast ma hoian ise kasutajaliidest ingliskeelse peal. Mitu kirja on näha esilehekülje peal või õigupoolest mitu vestlust on näha esilehekülje peal, on võimalik lubada klaviatuuri lühendid, mis tähendab seda, et meil on mugav liikuda kirjade vahel edasi ja tagasi ja märkida neid loetuks näiteks klaafidega. On võimalik lisada signatuur, saab lülitada sisse puhkuse vastajat ja nagu näha, siit on ka siis lülitatud sisse HTTPS-i kasutamine, mida ma eelmise ekraaniviisori lõpus mainisin. Kontode alt on meil võimalik lisada teisi aadresse. Kui me sooviksime kirjutada ka mõne muu aadressi alt, siis me saame selle siia lisada ja meile saadetakse tollele aadressile kontrollkood. Kui me sellele lingile klikkame, siis tekibki võimalus Gmailist teise nime või kasutajanime alt välja saada. Siin on võimalik lisada ka POP3-ga ligipäästavaid postikontosid, näiteks hot.ee või mis tahes teine postiteenus ja siit on võimalik siis ka muuta meie parooli. Siin on siltide haldamine, mul on võimalik siis neid mõningaid vajadusel näiteks kustutada, luua või ümber nimetada. Filtrid, mille me lõime eelmises demonstratsioonis Toomase jaoks. Siit on võimalik lubada edastamine, näiteks teie mobiiltelefoni numbrile ligipääs POP-iga, mis on mõttekas lubada on ligipääs IMAP-iga, sest et üle selle on mõttekas konfida käima Thunderbird või ka Outlook. Chati seadistused ja selline eraldi valik nagu Labs, kust on võimalik lubada mitmeid huvitavaid lisateenuseid, muuhulgas offline, mis tähendab seda, et teil on võimalik pääseda oma postikontole ligi läbi brauseri, ka siis, kui teil tegelikult internetiühendust ei ole, tegevuste, to-do listi jupid ja erinevaid muid võimalusi. Ja hetkel me ei soovi neid salvestada. Ma näitan siia juurde veel mõningaid kõrvale ulatuvaid teenuseid. Näiteks siin on selline asi nagu kontaktid, mis eelmises ekraaniviisoris jäi tutvustamata. Siia tekivad mõistagi kõik need kasutajad, kellega te satute kirjavahetust pidama. Kui te soovite nende kirjeid täiendada, on mul võimalik seda siin käsitsi muuta, lisada telefoninumbreid ja kõike muud sarnast. Saab kustutada, saab importida Outlookist või kust iganes, saab ka eksportida kasutamiseks teistes postiklientides. Sellega ma lõpetan siis Gmaili veebiliidesest seadistuste tutvustamise. Järgmine ekraaniviisor räägib sellest, kuidas toimib Google'i kalender.